See koht siin Haapsalus Lossi platsil on paik, kuhu tuuakse kaasa aastavahetusel palju ilutulestiku rakette ja lastakse neid suvalises suunas. Ja nüüd on ka linnavalitsus leidnud, et võiks ka korrektsemalt käituda. Jah, mõte on selles, et ka linna peal lastakse palju rakette, et oleks selline tähelepanu sellel, mida linn pakub. Linn pakub sellel aastal suurepärast ilutulestiku, 7 minutit, väga kõrgel, 180 meetrit ja kodanikke vähirib vähem siis, kui kõrval parasjagu ei paugutata või plats suitsu täis ei ole. Ja peale selle on see ka ohtlik. Siin on olnud juhtumeid, kus tegelikult tekivad reaalsed ohuolukorrad. Nüüd tekibki kohe kaupmeestes küsimus, et kas linn kipub piirama nende ettevõtlust. Ilutulestiku müüakse praegu ju peaaegu iga kaupluse eesruumis. Seda nüüd ka ei tahaks öelda, et ilutulestiku müüjad peaksid oma kotid kokku pakkima ja linnast ära kolima. Ilutulestiku võib lasta kindlasti ja võib ka linnast välja sõita natuke ja nautida seda, mida ise teha. Aga meie mõte on just see, et kus inimesed koos on, et seal seda nii ei tehtaks. Milline näeks välja teie silmis nüüd see aastavahetus siin, selle Haapsalu ilusa jõulukuuse all? Mõte on see, et inimesed tulevad kokku, soovivad üksteisele head uut aastat, head vana aasta lõppu, nii nagu see käib, ja võtavad osa, siis vaatavad seda, mida linn pakub ilutulestikuna. Teil on ka isiklik kogemus oma kodus lemmiklooma peal. Mida tähendab üks korralik paugutamine looma jaoks? Mina jätsin oma suure koera tuppa ja see lõppes sellega, et meie köögiseinalt oli puitpaneel eemaldatud ja ka peenikesteks tükkideks näritud. Nii et kokkuvõttes ikkagi loom ei saa sellest aru, et inimestel on rõõmus olla. Ei, sellest ta ei saa. Ta kindlasti jagab inimestega rõõmu, jookseb kuskil metsa all ja mängib palli, aga paugutamisest ta ei saa aru.